No tere! Tšau, mina olen Saskia ja ma lähen sügisest õppima füüsikat MIT-sse. Kuhu sa viimati reisisid? Kusjuures ma tulingi just eile Bulgaariast Euroopa füüsikaolümpiaadilt. Mitu rahvusvahelist olümpiaadi oled läbi käinud? Ma lugesin alles hiljuti kokku, et see oligi mu 15. rahvusvaheline. Kuidas oma vaba aega veedad? Vabal ajal ma enamasti tegelengi füüsikaga, aga selle kõrvalt ma sõidan ka purjelauaga. Mida sport sulle tähendab? Minu jaoks sport on lihtsalt kõige efektiivsem viis end kuidagi tavaelust välja rebida. Mida sa viimati lugesid? Viimati ma lugesin Murakami, millest ma räägin, kui ma räägin jooksmusest. Keda sotsiaalmeedias jälgima peaks? Mina soovitan sellist YouTuberit nagu Angela Collier, kes on füüsik, aga ta teeb ka hästi palju videosid füüsika ajaloo kohta. Kelleks väike Saskia saada tahtis? Kusjuures väiksena ma ei tahtnud üldse saada teadlaseks, vaid hoopis prügikorjajaks, sellepärast et see summa, mis ma toona taara äraviimisega teenisin, tundus minu jaoks ikka täiesti ulmeline. Miks sa just füüsika valisid? Mul on reaalteadused alati meeldinud, eriti just astronoomia, aga ma olen aru saanud, et füüsika on just see kõike hõlmavam ala. Sa jätkad õpinguid USAs. Kui lihtne on Eestist välismaale ülikooli minna? Minu arust see oli ikka päris keeruline protsess, sellepärast et Euroopas me oleme harjunud, et kõige olulisem on hinded ja testiskoorid, aga USAs loevad just kirjandid ja soovituskirjad. Kas plaanid tulla tagasi Eestisse? Mingi hetk plaani küll peale õpinguid, aga see on siis ilmselt kuskil 10 aasta pärast. Millises ametis näed ennast tulevikus? Tulevikus ma näengi end füüsikuna, loodetavasti sellise teoreetilise või arvutisliku poole peal, aga mulle ikkagi meeldib, kui minu kõrval käib pidev eksperimenteerimine, ehk siis ma tahakski töötada sellises kohas nagu näiteks CERN. Millistes teadusprojektides oled juba kaasa löönud? Viimased 2 aastat ma olen tegelenud selliste elementaarosakeste uurimisega nagu müüonid. Kas sul on lemmik teadusmeem? Ja on küll. See on üks meem, kus võrreldakse matemaatikuid ja füüsikuid ja kuidas füüsikud loovad sama teeme seletamisel palju rohkem seoseid. Miks on teoreetiline füüsika sinu jaoks oluline? Mulle meeldib lihtsalt mingi probleemi kallal maha istuda ja seda kaua nagu läbi närida, aga maailmale see on oluline sellepärast, et me suudame nendele suurtele küsimustele leida palju kiiremini vastuseid kui näiteks eksperimendiga. Mis sinust nüüd edasi saab? Edasi ma tahaksin minna Harvardi naisfüüsiku Lisa Randalli jälgedes, aga enne seda ma pean ikka veel väga korralikult õppima. Nii et ma tegelikult olengi teel järgmisele olümpiaadile, nii et tšau!